Tere, armas kuulaja! Mul on siiralt hea meel, et oled raadiot keeranud meie saate lainele. Mina olen Margit ja täna heidame pilgu ühe pereorkestri elule. Öeldakse, et lapsed on kodu peegel ning minu saatekülaliste näitel võib see väide paika pidada küll. Minuga on täna siin Lille Tali ja Kalle Raidsalu, kes on Linda ja Alfred Raidsalu järeltulijad. Linda ja Alfred, kes abielludes enesele teadmata panid alguse põlvkondade viisi kestvale muusikatraditsioonile, kasvatasid oma perekonnast muusikaansambli, mis võitis laureaaditiitleid, millest tehti dokumentaalfilm ning mis tantsutas mitme tuhande sünnipäeva ning pulmapeo külalise. Kuidas kasvada keskkonnas, kus keskmes oli muusika, seda saamegi kohe teada. Me istume siin Paali talu Selva vallas mitte väga kaugel Pukast, mis on koht, mida teavad tegelikult, mis kohas siis tegutses üks selline suur pere rahvamuusikaorkester, mille nimeks oli siis Raidsalu suguvõsaorkester, alguses pereorkester. Mul on imelik seda öelda, sellepärast ma räägiks nagu võõraste inimestega, aga tegelikult ju tegemist on siis, siin on minu ema Lille ja minu onu Kalle, kes on siis õde ja vend ja mul on hea meel, et nad on siin, sest et me hakkame lahti muukima natukene ja aru saama, et kuidas siis 28. aastal siis tekkinud selline traditsioonide võrgustik, et kuidas see tol ajal toimis ja kuidas, mis on see asi, mis on seda siis edasi elus hoidnud nii kaua aega. Ma kõigepealt tahaksin lasta ühe väikese klipi teile ühest salvestusest, mis on tehtud siis Lille 20. juubelil. See on siis mitukümmend aastat tagasi, kas sa julged raadiokuulajale seda öelda? 46 aastat. Mis lauluga oli tegemist? Muisto. Täpselt muistoga. Soome lugu. See salvestus, kus see salvestatud on? No, räägi. Mul küll ei ole meeles. See oli meie seal samas meie talus, Linnamäe talus. Ja seal on tollel ajal meil ei olnud ju... Kingu talus. Jah, Kingu. Kingu, jah. Ei olnud ju tollel ajal meil kontrabassimängijad ja kes siis selle loo meile tõi, oli Väino Maala ja tema siis selle loo juures mängib ka kontrabassi. Millal siis see ansambel sündis, mida me kuulsime, kuidas ta on edasi läinud ja mis täst tulevikus loota on? Olin 16-aastane, kui ise mängima hakkasin kannelt ja mul mees ka, tema mängis enne, tema oli minust 9 aastat vanem. Tema ostis selle Kalli pilli, depopilli ja siis hakkasin kahekesi kandi, mina hakkasin saatma orkestrisse ja teda kahekesi käisin. Ja siis pärast abiellusin ja niimoodi siis läks elu minemas, lapsed sündisid. Hakkasid põlvest põlveni juba kuulama seda sündimist saadik, ikka laulma ja mängima, kes ikka vanem jälle otsast peale, nooremad, kõik ja niimoodi see pere kasvas. Muusikahuvi oli kõikidel viimasen ja mulle endal ka hingel see muusikameels. Ma mõtlesin, kui ma noor oli, et ma ei abiellu selle mehega, kes ei oska muusikat, mul nii hingelist meels. Ja abiellusin ka ja nii see pere ka tuli muusikaalne. Kuulsime just klippi, kuidas Linda Raidsalu rääkis, kuidas ta ihkas endale siis meest, kes tegeles muusikaga, aga ta unistas millestki veel. Mis oli tema unistus? Ja millegi pärast ta unistas ka, et tuleksid väimehed ja minijate pillimehed, et see pere muusikud areneksid, läheksid laiemaks see haare. Ja see oli tema unistus ja see täitus tal.
see on väga huvitav, et sa juba selle välja tõid, sest et siin salvestuses on samamoodi, ikkagi ütlen veel kord, oli siis Lille 20. juubel. See tähendab, et sina siis oma abikaasaga, minu isaga siis veel tol hetkel ei olnud tuttavaks saanud. 5 aastat hiljem. 5 aastat hiljem ja see on ei, valetan. Paar ikka vist. 2 aastat hiljem. 1 aastat hiljem. Ja siin siis Linda ütleb ka, et Lille unistus on või on nagu tema eesmärk või nagu lootus on samamoodi saada siis endale abikaasa, kes ikka pilli mängib, aga et kas see täitub, seda ei tea. No nüüd on ju väga hea kommenteerida, sest et see aeg on nüüd juba ju läinud ja see aeg tuli, kui sulle tuli abikaasa. Kas tegemist oli pillimehega? Oli, sest tema oli juba sõjaväes mänginud, aga seal ta mängis hoopis trompetit. Jah. Aga kui ta meie juurde tuli, kuna me olime kontrabassi mängijatest vaesed, noh, siis langes liisk temale. Tuli mees, sõjaväes käinud, nägus, noh, enam-vähem niimoodi teadis, on ju muusikat tegi. Teie vaatasite, et ansamblis orkestris on puudu kontrabassimees, temast saab kontrabassist. Aga muidugi mitte enne, vaid pärast abiellumist. Sa enne julgen talle öelda, et sinust saab kontrabassimees? Ei, me seda ei teadnud enne üldse. 50ndate lõpust alates kuni siis, ma ei tea, kas te oskate öelda, kas 70ndateni või 70ndate lõpuni te olite ikka pop-bänd. Et te olite ikka tuntud, sellepärast ju, et tehti ju dokumentaalfilm, tehti ju väga palju erinevaid raadiosaateid, te käisite erinevatel konkursitel, lõpututelt esinemistel. Kuidas see ajajoon siis läks? Alfred, Linda said kokku, hakkasid 2 pilli mängima, sündis 5 last. Lapsed said vanemaks, hakkasid erinevatel aegadel, hakkasid siis pilli juurde mängima. Algselt lõõts kannel, mis järgmised, kuidas see kasvas, mis pillidega see kasvas, kas me saame niimoodi kiirelt kuidagi selle... No kohe tuli akordion ja trumm. Trummimängija algul, kui ta meie perre tuli, siis valmistas ise trummi. Ants õemees, kõige vanem õemees. Et siis jällegi tuli perekonda uus väimees, kes pandi pilli mängima. Ei pandud, ta ise tahtis. Ise, jah. Ja tegi endale pilli ka ise. Kitsenahast veel trumminahad. Ja siis tulid akordkandelt ja oligi, jah. Jah, akord ja kannel, ema mängiski akordkannelt. Siis tuli meie veel juurde järjest. Aino tuli mandoliinega. Sina tulid akordioniga. Kandlega. Ei, ma tulin enne akordioniga. No seda jah. Tuli ka siis, kui ma olin 12. Parema käega ainult mängisin siis. No niiviisi ta on jah järjest, kes aga pead tõstis ja hakkas mängima ja nii ta laienes meil. Ja tegelikult on ju laienenud kuni tänase päevani, sest kui kõik saavad kokku meie suguvõsas, siis mängijaid on, kas keegi teab enam-vähem sellist suurusjärku. Ma tean, et see on üle 50 inimese, kes reaalselt mängib ja mängib niimoodi, et on orkester. Kas see võib olla 50-60 sinna kanti? On küll. On küll, jah. On. Aga ausalt ei ole selle peale tulnud, et täpselt ära lugeda nüüd. Kuuleme ühe väikese piisijupi, ühe pilliloo, kus siis orkester 47 aastat tagasi mängis. Et kuidas see lugude õppimine käis või et kuidas saada 5 last, kes on siis tegelikult ju võrdlemisi noored, et kuidas see siis oli, et kas nad ütlesid, näed Lille, siin on sulle kannel, proovi või oli kuidagi nad juba, või sa ise juba tahtsid? Aga see oli ju kõik see, et tollel ajal ei olnud televiisorid,
oli küll ka ainult raadio ja kuna ema-isa mängisid, laulsid nii kaasahaaravalt, lapsed elasid ju kõik ühes muusika sees. Ja täpselt nagu sina elasid minul veel siin kõhus, kui ma mängisin ja kui ma vait jäin, siis sina panid mulle nii kõvasti kohe vastu, et mängi veel või laula, eks ole. No niimoodi oligi lihtsalt, igaüks tahtis ja võttis see, mis pill oli vaba ja hakkas muudku proovima. Minu arust ei olnud mitte mingisugust sunduslik, kuigi mina olen kõige noorem, aga nemad olid vanemad. Sundlust ei olnud ja see nagu iseenesest kõik tuli. Ja millal nad siis mängisid. Seesama Kammina tuli, aga siis meil oli suurahi ja õhtuti, kui mina olin väikene, elektrit ei olnud ja siis pimedust trotsiti laterna tulel või siis sama petrooleumi oli vähe, ei põletatud nii, vaid siis ahju tulepaistel. Ja nii on meeles need lood, tuli paistab, isa istub seal tulepaistel, emal kannel käes ja hämäruses ja kahekesi mängivad nii vaiksed. No see on muinasjutt, muinaslugu. Nimetage üks lugu, mida te mäletate, et nad istusid seal ja mängisid. See oli Videviku tunnid. Kuulame. Repertuaari ema-isa said. Kuna isa alguses Võrumaal ka, nagu ta ütles, et mõni 500 pulma käis läbi. Samamoodi oli külarahva käest kuuldud lood, tal oli väga hea mälu ja ta siis kohe proovis seda õhtu järgi. Nii oli ka Tepo, samuti oli ka Karl Kikka pool, kui ta käis, mis kuulis kõik need lood, ta salvestas endale ja mängis. Ja selle on ka need keerutused ja see lahendused, need on hoopis omamoodi. Jah, variatsioonid hästi palju. Variatsioonid on hoopis teistmoodi kui praegune noodikiri on. Külakapellid ja rahvamuusikud 20. sajandi alguses täitsid meelelahutuslikku rolli. Kui varasemalt oli pillimäng ainult meesteala, siis 20. sajandi teisel poolel see muutus. Hakati viljelema rohkem uuema aja rahvamuusikat, mis tähendas, mis tähendas funktsionaalharmoonilist mõtlemist, üsna laia meloodia ulatust, mitmehäälsust, võeti kasutusele niinimetatud moodsamaid pille nagu viiul, kannel, lõõtspill ja need võimaldasid mängida nõudlikumaid pillilugusid, näiteks nagu Labajala valsid, polkad, reilenderid ja need said moetantsudeks juba tegelikult 19. sajandi algusest alates. See pole üldse imekspandav, et mõni külapillimees või külakapell veetis oma enamusnädalavahetused erinevatel sündmustel, pulmades, et inimeste meelt lahutada. Oleme käinud väga palju pidudel, kutsid on väga palju, väga vähe suvel, kui üks laupäev või 2 läks mööda, millal ei ole meil olnud kutseid, kus minna. Eriti kõige rohkem oleme Tartus kogu aeg käinud. Need peod, kuhu te läksite esinema, see oli teie jaoks nagu rõõm või ta oli ikkagi nagu töö? No jah, nüüd sa panid küll Pirni. Algselt käisid, ema ja isa käisid pidudel, kuna meie kandis aktiivsed pillimehi ei olnud, kes liikusid kodunt välja. Sa mõtled, kas nüüd Pukakanti? Pukakanti ikka, jah. Ja
mina kasvasin juba, hakkasin pilli akordioniga mängima, sest ma mäletan 9-aastaselt ma mängisin juba venna ja õe pulmas, aga ilmselt juba, nii ka 60, ka 9-selt ma käisin juba kaasas. 57-ndal hakkasid nagu nad koos käima tegelikult. Koos ehk siis Kalle. Kalle Aku ja siis Väimees Ants, kui juba tuli siis. Ja siis oli, hiljem natuke tuli meile solist ka. Gennadi Platonov. Tuli oma külakandi mees. Jah, algul me käisime ikka 4 ja 5, aga kutsuti palju. Ja mis oli huvitav, lapsi ei lubatud ju kuskil kaasas olla, ei pidudel, ei midagi, aga minul sellest keeldu ei olnud. Nii et ma sain juba 5. klassis, ma mäletan väga hästi, mõned õpetajad olid selle vastu, et mina käin seal tantsupidudel mängimas, aga direktori ja õppealajuhataja olid selle poolt, kuna meil oli, ei suitsetatud peres, ei võetud alkoholi ja mingisugust pättust ei tehtud ja keeldu ei olnud. Kui oli, ma sain aru, et neid esinemisi oli väga palju, aga kas mul on õigus, et tol hetkel esinemiste eest ei olnud mingisugust tasu? Või kas mingisugune tasu ikkagi selle eest oli? Minimaalne, see oli niivõrd väikene, võt ole raha väärtus oli ka teine, aga ega ei olnud muud. Aino mäletas seda, et õde Aino, et kas siis anti esinemise eest mingite sokke või mingisuguseid, neid oli, jah. Ja selliseid tarvilikke esemeid või sellist midagi. Et nagu raha tema ka ei mäletanud eriti. Ei, mina ka ei mäleta seda. Või näidatud meile või? Mis muusika teiega teeb? Kas muusika on teie jaoks nagu ravim või kas muusika on teie jaoks nagu selline hapnik, mida teil on vaja? Mis juhtub, kui te teete muusikat? Kas te oskate seda tunnet kirjeldada? Mina mäletan nii palju, kui ema oli viimasel enne oma lahkumist oli haige ja ta ütles, et kui ma käin peol ära, ma saan sealt imerohtu, ma saan energiat, ma ei ole nagu haige, et see ravib ja see ravib näiteks ka hinge. Mina tunnen praegu, eks ole, nüüd see koroona ajal ei ole saanud me esinemas käia. Tunned puudust. Kui ära esinemas olid, jumal, pärast võisid kepselda ja siukene rõõm ja rahuldustunne oli südames. Energiapomm. Täielik. See lava peal olek. Et see, kui ei ole nüüd pikemat aega laval olnud, siis tekib ikka algul selline värin nagu ebakindlus, aga saad natuke ära olla ja ausalt ütled, mis on, saab parem veel olla, kui oma järglastega, oma perega, oma sugulastega olla seal laval ja nautida seda imepäraste tulemuste. See on ju fantastiline. Vähesed saavad niiviisi, see ei ole kiitmine, aga tulemust nautida. Kõikide nende aastate jooksul, kas teil on olnud sellist tunnet ka, kui te olete mõelnud, et ei taha, see muusikuelu on raske, eriti kui te nooremad võib-olla olite, et kui olid teised huvid? Ei, sellest ei ole olnud. Tänase päevani minu lapsed ka ütlevad, et kuidas me jõudsime. Nii koolis käisime ära mitmes ringis nii samal päeval ja õppida tuli ja õhtul kell oli 8 läksime kammivabriku saali ja mängisime veel paar tundi. Kuidas me siis jõudsime? Aga nad jõudsime ja see on verre jäänud, et ei ole vaja viriseda, vaid tuleb nautida seda.
ja kas kunagi, kui nähes, kui palju on meie suguvõsa kasvanud ja kuidas ikkagi muusika jääb, kas teie saate olla kerge südamega, teie ema ütles siis oma surivoodile, et jätkake ikka muusika tegemisega ja oli võib-olla natukene hirmul, et ehk see lõng katkeb, kas teie nüüd tänasel päeval saate südame rahuga olla, et ei, meil seda muret ei ole, me näeme, et see pall on nagu suurem kui elu ja see veereb ikka niimoodi edasi, et see seisma ei jää. Kindlasti. Ei jah, see läheb edasi. Suur aitäh sulle kuulamast. Ma loodan, et see saade puudutas sind ja soovime Lillele, Kallele ja nende järeltulevatele põlvedele palju muusikat ja palju ilu.